Его за спиной что-то такое. Такое ощущение, что у него из головы Tähelepanu, tähelepanu, kui te ei ole veel oma elus normaalselt mitte-eestlasi näinud, siis tulge siia. Lava number 29. Внимание, внимание, если вы еще не видели никогда в жизни нормальных эстонцев, то приходите сюда. Естественно, на русском языке мы говорим про эстонцев. Приходите сюда, здесь нормальные эстонцы, открытые, улыбающиеся. Et me tegelikult jagame ka neid väiksed flyerid, kus ongi kirjas, et kui see ei ole, tulge vaatama normaalselt mitte eestlasi ja vene keeles on kirjas приходите, смотрите на нормальных эстонцев. Me paneme neid normaalsed inimesed kokku, lukku ja enne kui nad ei lepi, laiali neid minna ei lase. Lõimumislava jätkab oma teemaga ja nüüd teemaks on kodanikuühingud, kodanikuühiskond või vabakond. Ma pean tunnistama, kui seda vabakonna ei oleks, siis ei oleks ka seda lava. Et meil on väga hea meel, et mitu vabakonna esindajaid panid pead kokku, õlad kokku ja korraldasid terve päeva lõimumislava arutelusi. Siin taga ei ole mingit meediakanalit, ma mõtlen ametlikku küll, Etnoveeb, mis on kodaniku meediakanal. Siin on MTÜ Kontakt ja siis avatud Eesti fond toetas meid nii, et me saime seda lava ja toolid siia. Tulge, istuge nende toolidele, tulge lähemale ja räägime, milleks siis normaalsed inimesed on võimelised. Üks. Aga alustamegi siis jutuga. Ju siis ma kohe näen, et publik on vaikselt kogunemas siia kohale, lava ette. Loodetavasti tuleb veel natuke publikut juurde. Aga nagu Natalja juba ütles, siis see on siin kavas kolmas teema, kolmas arutelu lõimumislaval ja teema pealkiri kõlab kui kuidas vabakond kaitseb meid sisekonfliktide eest. Ning selleks, et sel teemal arutleda, oleme siia kutsunud vabakonna teoreetikuid ja praktikuid, kelleks on siis alustame kaugelt ehk siis Natalja Kittam portaalist Etnoveeb, Jekaterina Kvertšešvili Harjumaa ettevõtlus- ja arenduskeskusest, Keit Fomuchkin Heateosiks-tasutusest ja Marianna Drozdova Tallinna ülikoolist, doktorant. Ning mina olen siis moderaator ja töötan valdavalt Vabaühenduste Liidus MSL, Ivan Lavrin. Aga te olete kõik väga erineva kogemusega, kuigi igaüks teist on kõvasti puutunud oma elus vabaühendustega ja seda erinevate nurkade alt, aga me täna ei räägi mitte üksnes vabaühendustest, vaid ajame juttu ka üleüldiselt kodanikuaktiivsusest ja sellest, kes tegelikult vastutab selle eest, et Eestis on kõigil kas hea või hoopiski halb elada ning kuidas see vastutus jaganeb. На всякий случай скажу, что дискуссия проходит на эстонском языке, но вопросы можно задавать и комментарии можно высказывать и на русском. Nii et kommentaarid ja küsimused on teretulnud mõlemas keeles või isegi inglise keeles, kui soovijad on, ja teistes võõrkeeltes. Sellega ei ole mitte mingit probleemi, kuid Itaalia ja kreeka keel on ka teretulnud. Ja prantsuse ja saksa natuke ka. Kui on Võru on ka, et kõik keeled on teretulnud, et palun tulge ja rääkige oma keelest. Ega me ei räägi siin keeltest, või räägime inimestest. Kihno keeles võib ka rääkida, see on täitsa aru saada. Olgu, ärme laske sinna. Ja kui te tahate küsimust esitada või midagi kommenteerida, siis teil on toolide peal sellised toredad
ma ei teagi, kuidas neid lehvikud. Lehvikud on ilmselt jah, kus siis roosa värvi ruut vastab selle eest, et küsimust esitada ja teie soovi siis meile teada anda. Muidu pööraks tähelepanu ka sellele, et siin hommikul oli arutelus püsti küsimus, et mis motiveerib eestlasi integreeruda, et kellel on särav idee selle kohta, et mis paneks eestlasi tahtma, et Eesti ühiskond oleks integreerunud, et siis sellesse korvi on võimalik oma arvamust avaldada, et siin on värvilised lipikud, et siis nende peale võib siis oma arvamust kirjutada ja siis me kõik saame teada, et teeme sellist väikest eksprompt sotsiaaluuringut sellel teemal. Jaa, aga tulles siis meie teema juurde tagasi, kuidas vabakond kaitseb meid sisekonfliktide eest? Ma ei tea, kui paljud teist olid siin eile kohal, aga eilne päev lõppes muu hulgas väga toreda teatri, ütleme, monoetendusega, mida tegi Jaak Prints, kus ta luges ette erinevaid tekste, mis on viimase 24 aasta jooksul Eesti elu kuidagi ühel või teisel viisil kujundanud. Ning nende tekstide hulgas oli paar kommentaari, mida aastal 2007 pronksiöö ajal, kurikuldse pronksiöö ajal andsid, ütleme, mitte just kõige haritumad ja edukamad ühiskonna liikmed ning ma ei hakka neid kommentaare siin taastootma, sest nad olid roppused täis. Seal lihtsalt ei olnud teist sõna, ainult roppused. Põhimõtteliselt küll, jah. Aga üks neist kõlas stiilis, kus tegelane küsis, et miks siis Eesti ei ole meie jaoks midagi teinud. Ja ta oligi seepärast vihane, et Eesti riik ei ole talle midagi antud, et tööd ei ole, kriis on, raske on, nüüd veel Aljoša viiakse ära ja Eesti oli siis süüdi. Kuidas, ma ei tea, kas ülejäänud on käinud, aga ma tean, et Keit seisis minu kõrval mõnda aega ja siis ma tean, et ta on kindlasti seal käinud. Kuidas sulle tundub, kus jookseb see piir, kus me võime öelda, et see on siis riigi mure ja riik peaks seda lahendama ja see on siis mingi selline üldisem küsimus, millega peaks tegelema just vabakond? Nii, tervist, head panelistid kõigepealt, sisukat ja lahedat arutelu meile ja kõigile publikus ka tere. Mina esindan Heatöö sihtasutust antud hetkel ja tegelen riskinoortele suunatud ennetusprogrammiga, mis kannab nime SPIN ja õige pea näeb ka ilmavalgust. Eestis praktiliselt on seda tehtud Inglismaal juba 7 aastat. Ja see programm iseenesest on mõeldud riskinoortele ja kui me vaatame seda nimekirja Tallinnas, konkreetselt Põhja-Tallinnas ja Lasnamäel, kellele me siis võimalust elus midagi saavutada ja kaugemale jõuda, oma potentsiaali rakendada jõuame, et siis see nimekiri valdavas osas paraku võtame politsei, võtame lastekaitse või alaealiste komisjoni statistika, siis see koosneb 2/3 osast slaavipärastest nimedest. Võib küsida, miks see nii on ja kas vene keelt emakeelena kõnelevad inimesed on kuidagi või lapsed on suuremas riskis või mitte, et selle üle võib ka arutleda. Aga piiridest rääkides, minu meelest seatakse neid piire üldse liialt kunstlikult ja on väga ohtlik rääkida, et see on nüüd avaliku sektori ülesanne, see on nüüd ärisektori ülesanne, see on nüüd vabakonna ülesanne. Mina usun sellesse, et asjad toimivad paremini siis, kui asju tehakse ühiselt. Jah, see kõlab sloganlikult, aga olles siin vestluses ka rohkem praktik, kes on kokku puutunud sellega, et toonud ka terviseteemad, mis on Eesti ühiskonnas aktuaalsed terviseteemad, HIV, narkomaania, sõltuvused ja alkoholism, toonud sellesse teemasse nende probleemide lahendamisse kokku nii avaliku ärisektori kui vabakonna huvid ja nähes, kuidas see sünergia toimib, kuivõrd hästi see toimib, siis mina pigem usun nagu sellistesse lahendustesse ja pigem väldin piiride seadmist, siis mis kõiki inimesi, olenevad sellest, kus ühe sektoris siis nad töötavad, toimetavad, vabatahtlikuna panustavad, peaks ühendama esmalt soov ja tahe midagi paremaks muuta, ära teha
ja see ei peaks kuidagi sõltuma sellest, kas ta on avalikus sektoris töötav, vabakonnas töötav või kus iganes. Ma arvan, et riigi ülesanne tervikuna on näha strateegilist vaadet ja püüda nii-öelda kõigi sektorite vahel rohkem sellist ühist loomet korraldada, aga konkreetselt öelda, et nüüd on vabakonna ülesanne ja nüüd on riigi ülesanne või ärisektori ülesanne, sellesse mudelisse ma hästi ei usu. Pikk vastus. Jah, aitäh sulle. Aga kui me oleme juba alustanud selle pronksiööga, kui ilmselt viimaste aastate suurima konfliktiga ilmselgelt, mis Eesti sees aset leidis ja ühiskonda lõhestas, siis ma tean, et Nataljal oli ka vahetu kogemus, et sina olid siis tänavatel ETV reporterina minu meelest. Ja kuidas nüüd mõeldes juba tagantjärele selle peale, kuidas sulle nüüd tundub? Kes oli ikkagi süüdi, kelle, ütleme, tegemata mitte et kes oli süüdi, aga kelle tegemata jätmised need on ja kas tõesti ka vabakond jättis midagi tegemata, mida ta võiks teha, et seda vältida? Kindlasti, kui vabakond oleks nii nagu ta praegu on, kaasa arvatud venekeelsed MTÜ-d, kes muuhulgas näiteks panid püsti seda telgi siin, siis ma usun, et see võib-olla ei juhtuks see, mida me oleme näinud seal tänavatel. Mina ise, tulles tagasi sealt Pärnu maantelt, kus neid pildid ETV vahendusel olete kõik näinud, see on minu ja minu operaatori Jaan Kaske pildid ja videod, et ma mäletan väga hästi, ma tulin hommikul, meil oli AK korraline koosolek nagu alati, praegu vist ka see käib niimoodi, et kell 10 kõik on koos. Ja toetudes siis, kuna ma ei maganud seda ööd, et seinale ma mõtlesin, et nüüd, ja ma ütlesin seda ka, et nüüd ma teen kõike, et see ei juhtuks. Et see ei korduks enam. Et ma usun, et siin istudes ma seda ka teen veel ja ei väsi seda tegemast. Vabakond. Ma võib-olla hoopis pareeriks niimoodi, aga mis see konflikt on? Mis on konflikt ja millised üldse on võimalused konflikti lahendada? Teooria järgi on viis võimalust. Kas sa surud peale? Sina tahad minna kinno ja sinu kaaslane ei taha kinno minna. Et võtame mingi lihtsa asja. Konflikt on ju. Sina tahad, tema ei taha. Et kas sa surud peale? Sa allud? Sa võtad aega, lükkad edasi seda küsimuse lahenduse. Sa otsid kompromissi. Kompromiss on 50-50. Et see tähendab, et see tulemus ei ole kellegile 100% hea, et 50-50. Või siis sa otsid konsensust. Et konsensus on see, kus me võtame aega, lepime kokku ja see tulemus on 100% kõikidele hea. Ja neid on 5 viisi. Ja vabakond, ma arvan, vabakond tõesti saaks aidata just 2 viimast, see on kompromiss ja konsensus. Et peale surumist, provotseerimist, muide, miks mitte näiteks mõned MTÜ-d või siis kodanikuühendused, mitte et tahtsid või olid selleks loodud, et konflikti lahendada, aga neid on loodud selleks, et neid tekitada. Ja see ei puuduta ainult seda lõimumisteemat just rahvuse pinnalt. Me näeme, et on loodud sellised MTÜ-d, kes nimetavad ennast, et nemad kaitsevad kellegi huve, tegelikult nad tekitavad suured konfliktid ja toetuvad nendele konfliktidele. See on nende leib. Et absoluutselt nõus Keitiga, kes ütles, et ei ole võimalik välja võtta neid inimesed, kodanikud riigist ja öelda nii, riik tegutsegu. Või inimesed eraettevõtetest,
kõik tegelikult inimesed on kõik igal pool ja nad on kodanikud ka. Ja ma tooks, kuna ma olen hariduselt psühholoog, et see teema, kuidas üks inimene, normaalne inimene, nagu meie kõik, võib hakata vardjaks, võib hakata teatud tingimustel tapjaks, piinajaks. Selleks on tõesti, ma soovitan, leidke üles internetis Philip Zimbardo materjali. See on väga tuntud psühholoog, kes tõesti tõi välja, et miks teatud tingimustel inimesed massipsühholoogia, kuidas nad hakkavad piinajaks, teiste inimeste piinajaks, kuidas nad hakkavad, millised need tingimused on selleks loodud, peaksid olema kas riigi poolt, ühiskonna poolt, et sa lähed tõesti väga kergelt sellega kaasa. Et esimene on see, kus sa jagad inimesed, need on meie ja need on teie. Aga sellest kaasa minemisest, Ekaterina, kuidas sulle tundub, sa puutud kokku oma töös erinevate vabaühendustega ja varem ma tean, et sa oled tegutsenud ka Ida-Virus, Narvas õigemini. Kas viimastel aastatel on see olukord kuidagi paranenud üldjoontes, et minnakse agaramalt kaasa ja noori, kes sooviksid rohkem kaasa lööda, et neid on rohkem juurde tulnud? Ennem kui ma vastan su küsimusele, ma räägin ka sellest, et meil on mitu korda siin juba olnud juttu sellest, et kes on süüdi, kes ei ole. Ja ma arvan, et see on meie ühiskonnas teatud nagu mõtlemismuster, et me püüame, ma ei tea, mis iganes olukorras otsida kedagi, kes on süüdi, otsida kedagi, kes ei ole süüdi, et me nagu kategoriseerime inimesi. Äkki alustame sellest, et pigem otsime neid lahendusi ja ma arvan, et just need vabaühendused, nad on selle nimel igapäevaselt tegelenud ja tegelevad teatud asjadega, et nad otsivad teatud lahendusi ja loovad teatud tingimusi. Kui rääkida nendest, ma ei tea, tendentsidest või mis mulle nagu isiklikult tundub, ma enam rohkem ja rohkem näen, et hästi paljudes organisatsioonides luuakse nii eesti kui ka venekeelseid suundi. Ütleme nii, et mis iganes teemaga töötavad organisatsioonid, nad püüavad luua võimalusi nii eestlastele kui ka venelastele tulla ja olla kaasatud nendes tegevustes. Ja see tendents minu arvates on hästi-hästi positiivne. Mõningad fondid soodustavad seda olukorda ja see on just see, mis on täitsa suur samm. Ja kui me räägime sellest, et kas teeme koos või ei tee, siis pigem just Natalja rääkis sellest, et keskendume mitte keelele, vaid tegevustele. Jah, kui vastata su küsimusele, siis jah, ma arvan, et suured ja head tendentsid, positiivsed tendentsid on praegu olemas, et inimesed on kaasatud. Aitäh, aga Marianna, sa lõid kunagi kaasa ka väitlusseltsis, kui mälu mind ei petta ja olid üks neist inimestest, kes arendasid ja tegid kõvasti tööd väitlusseltsi venekeelse tiiva arendamisel. Ja samuti oled ka mitme teise ettevõtmise juures aktiivne olnud. Kas sulle ei tundu, et taolised asjad, kui me hakkame neid kuidagi tõepoolest mitte kokku viima, vaid neid samu noori eraldama, et teie venelased minge siis vasakusse ukse ja teie eestlased pidagi oma väitlused seal parem pool. Kas see vahepeal ei ole hoopiski suurem risk? Kusjuures väga hea küsimus on. Peaasi on see, et noorte ühendus, kui seal on Eesti nii-öelda osakond ja teine ja Vene nii-öelda osakond, et need ei oleks kaks eraldi tuba, kus igaüks tegutseb oma ette, vaid need venekeelsed osakonnad ja suunad, et need on pigem uksed,
millest inimesed saavad sellesse organisatsiooni sisse astuda ja kaasa lüüa, ükskõik mis nende vanus ja ükskõik mis nende taust on. Aga peaasi on see, et nad astuvad oma sellest Eesti või Vene uksest sisse, vaid meil on konkureeriv üritus praegu vist, jah? et tõesti kaasame arutellu. Me tahtsime kaasata. Just, et peaasi on see, et igaüks astub nagu sellest kas nüüd Vene suunast või Eesti suunast sisse, aga ta on samas toas. Et see koostöö peab organisatsioonis samuti toimuma. Ja siis samu see väitlusseltsi kogemus näitas seda, et siis kui said loodud venekeelne klubi, esimesena sai loodud venekeelne üliõpilasväitlusklubi, kohe tekkis ressurss ka neid inimesi, kellele hinge lähedane oli see, et väitlus jõuaks ka vene koolidesse. Oli vabatahtlikke, kes reisis mööda Eestit, kes treenisid ennast väitluse treeneriteks, kes tegid koolitusi Narvas, Kohtla-Järvel, väiksemates linnades. Ja see pani asja käima ja praeguseks on väitlusseltsi välja kasvanud põlvkond neid venekeelseid väitluse juhte, kes just siis 2000 aastate alguses olid väitlusega esmakordselt kokku puutunud. Nii et ma tõesti näen ka selles küsimuses seda riski, et nüüd teeme venekeelse osakonna ja siis las need venelased seal omaette ja need eestlased omaette. Muidugi, kui seda mitte juhtida, siis ta võib muutuda paralleelseks maailmaks selles organisatsioonis sees ja ükski organisatsioon ei ole liiga väike, et tekitada enda sees kaks paralleelset maailma. Aga sellepärast see nõuab sellist nagu kindlat ja väga konkreetset ettevõtmist. Küll eriorganisatsioonide kogemus näitab, et selleks, et toimuks efektiivne organisatsiooni tegevuse kommunikatsioon Vene sihtgrupile, peab seal olema vähemalt üks inimene, kelle jaoks vene keel ja vene meel on südamelähedane, kes seda mõistab väga hästi, kes oskab seda õiget sõnumit edasi anda. Ma võib-olla lisaks siia mitte lähedana, kes ta on, venelane või vene keel kõnelev või vene keel tema keelena kõnelev. Ja mul on teile ette tuua tõesti vähemalt kaks väga edukat vabakonna projekti. Üks on Teeme ära ja teine on Toidupank. Ja eriti Toidupank, Teeme ära on üks musternäide, kus alguses peale juures oli kommunikatsiooni inimene Tatjana Lavrova, väga hea, ja ta kohe hakkas see Teeme ära, kohe hakkaks nagu venelastele või vene keel kõnelevale auditooriumile lähedaks. Toidupank võttis 2 aastat, millal nad olid absoluutselt Eesti auditooriumi keskne ja kui nad ühe korra võtsid selle kommunikatsiooni inimene ja hakkasid seda vene keelde tõlkima, siis Narva, kus me teame, et nii töötuse määra ja sissetulekute poolt ei ole kõige parem, seal neid Toidupank oli kõige edukam, hästi palju inimesed annetasid. Et korra oli siis see sõnum ka inimeste kõrva tulnud. Et see on tõesti võtme küsimus, kui te tahate selle auditooriumiga töötada, vabaühendused, võtke see inimene tööle, võtke oma meeskonda. See on kõige kiirem, lihtsam tee seda tööd korraldada. See Natalja poolt öelda kehtib kõik kahtlemata ka teiste alade puhul, et väga paljud asjad ongi keelest kinni ja kui me midagi ei tilgi, siis jäävadki mingid mõtted välja ütlemata põhimõtteliselt. Aga ma tuleks selle sinu, Marianna, öelda juurde tagasi. Sa ütlesid, et kus oleks sees inimene, kes mitte üksnes ei oska vene keelt, vaid jagab ka seda vene meelt. Et mida sa selle vene meele või ilmselt, ma ei tea, hinge all silmas pead ja kas siin on tõepoolest mingit erinevust? Aga tõepoolest, ühelt poolt me arvame, et meid eristab keeld ja kui sa oled mingisugust sõnumit välja mõelnud, sa tõlgid selle vene keelde ära ja siis inimesed mõistavad seda samamoodi. Et tegelikult meil on teatud kas kultuuriline taust, mingisugune mõnes mõttes ajaloo tundmise taust, kus erinevaid ka sõnumeid me võime mõista teisiti. Ehk siis sellepärast nende väga peenete küsimuste nüanssidega, emotsionaalsete nüanssidega tuleb arvestada siis, kui sa teed kommunikatsiooni.
teiselt poolt on näiteks üks väljakutse, mida nii mõnigi noorteühendus pidi nagu seda ületama siis, kui ta hakkas Tallinnast Ida-Virumaaga tööd tegema. Et Ida-Virumaale organisatsioonidele e-maili saatmisest ei piisa selleks, et need inimesed ja need organisatsioonid tuleksid kohale. Eriti nüüd mõni aasta tagasi on see olnud nii, et tuleb leida ka isiklik lähenemine selleks, et need ühendused tõesti arvaksid, et neid kohale oodatakse ja sageli siis, kui lisaks e-mailidele tehti ka isiklik kõne, siis inimeste kaasamine toimus oluliselt efektiivsemalt, et Katariina võib mulle äkki kommenteerida. Seal on kindlasti neid praktilisi kogemusi rohkem. Ja mõnes mõttes niimoodi ongi ja seal isiklik suhtlemine on päris tähtis. Seal on natuke teised reeglid, elureeglid. Aga kui vastata Ivani küsimusele, et kas ainult keel eristub meid, siis minu arvates mitte ainult keel. Me ju käitume ja reageerime ja väljendame oma arvamust täitsa erinevat moodi. Ja minu arvates, vene keelt räägivad inimesed, nad on palju emotsionaalsemad ja see võib ehmatada. Ja et elus, isiklikus elus ja töös on olnud neid olukordi, et kui ma nägin, et minu emotsionaalne reageering oli kuidagi vastu võetud niimoodi, et nagu see oleks rünnak, aga see ei olnud üldse rünnak. Ja selleks, et vene auditooriumiga suhelda, sa peadki seda nagu teadma või tundma. Jällegi, kui me räägime naljadest, hästi paljud naljad tulevad kas filmidest või raamatutest. Sa ei saa neid seletada, sa ei saa neid tõlkida, sa pead sellest aru saama. Et aga kui veel kommenteerida seda, et kas need paralleelsed suunad, kas see on risk või mitte, ise olen mõelnud ka selle peale, aga teatud mõttes, kui see kestabki niimoodi, et meil on paralleelsed suunad ja nad kuidagi nagu ei koopereeru, siis küll meie elamegi niimoodi, et olemegi isoleeritud. Aga kui näiteks rääkida oma organisatsiooni kogemusest, just Harju ettevõtlus- ja arenduskeskus, meil ongi MTÜ-dele mõeldud nii venekeelne kui ka eestikeelne nõustamine näiteks. Ja meil on koolitused ka mõlemas keeles, aga meie omalt poolt püüame korraldada teatud üritused, mis on mõeldud kahekeelsed. Et tähendab, vahet pole, mis keeles sa räägid, me loome neid tingimusi, et inimene tuleks sinna ja ta tunneks, et see on turvaline koht. Et mis siis, et ma ainult saan aru eesti keelest, et ma ei räägi. Seal on ikka see inimene, kes mind aitab. Ja meie, see sõltub just meist, et kas meie teeme midagigi selleks, et vene ja eesti suunad hakkaksid koos kuhugi käima või mitte. Seda kindlasti, aga tuletaks alguses meelde, kuna siin on uusi nägusid juurde tulnud, et praeguse arutelu teemaks on, kus see oligi, kuidas vabakond kaitseb meid sisekonfliktide eest ja see toimub siis lõimumislaval number 29 ja selles löövad kaasa Natalja Kittem, Ekaterina Kveržišvili, Keit Fomuchkin ja Marianna Drastova. Ning tahaks teie käest, austatud publik, küsida, algusest mina küsin, kuidas teile tõepoolest tundub, kas ütleme kontakti saamiseks piisab sellest, et me üksnes tõlkime infot ühest keeldest teise keelde või on vaja seda kuidagi kohandada ka ja kui te arvate, et piisab üksnes tõlkimisest, siis palun näidata mulle see roheline pool ja kui te arvate, et tõlkimisest ei piisa ja on vaja veel midagi, siis palun see punane, mis väidab, et ei ole nõus. Ei või. Sul on praegu valida kas punase või rohelise vahel ja kui sa kahtled, siis on kollane ka olemas. Spetsiaalselt sinu jaoks, kallis kuuleja.
ma tahaks puht praktikast öelda, et näiteks siis, kui me teeme Aktuaalsele Kaamera lood, et siis eestikeelne jutt või lugu on tavaliselt vähemalt 20 sekundit lühem kui venekeelne. Lihtsalt puht sellepärast, et laused on pikemad, aga ka sellepärast, et selle venekeelsele vaatajale on palju rohkem seletada sellist asja, mis on eestlase iseenesest arusaadav või iseenesest mõistetav, et lisainfot, seda, mis see infoväli ei paku, on niikuinii vaja lisada. Et mina siis hääletaks punasega, jah, et ei ole piisav. Kahtlemata on ka eestikeelne on lühem. Mitte alati. Kui vene keelde tõlkimisega läheb alati tekst pikemaks. Umbes 8%. Eesti keelde läheb lühemaks, aga vastupidi ei ole. Kui keegi tahab midagi küsida, siis näidake sellist märki. Jah, aga kas vahepeal oli siin mingeid küsimusi ka tekkinud, et siin oli 2 härrat, palun, jah. Aitäh, et mul on küsimus selline, et ma siin tutvustage ennast ka, palun. Ja vabandust, minu nimi on Sergei Mõtlev. Ja siis küsimus on selline, et ta tuleneb ühest väiksest tööst, mida praegu teen. Ma siin pean informeerima Ida-Virumaa kodanikuühendusi, kes tegelevad noortega ühest koolitusest. Ja siis ma hakkasin enda jaoks koostama suure listi, eks ole, kelle ma hakkan seda infot saatma, pärast ka eraldi ühendust võtma. Ja siis ma avastasin tegelikult nagu neid sobivaid selliseid kodanikuorganisatsioone on väga vähe. Ja veelgi vähem neid, kellest ma oleks kuulnud midagi kas või regionaalses meedias. Ja kuidas te hinnate üldse, kas meil on teie poolest piisavalt palju kodanikeühendusi, mis tegutseksid vene keeles, nii oma siseelu korraldamisel kui ka väljaspoole ja mis oleksid piisavalt võimekad, et reaalselt mingisuguseid konkreetseid eesmärke saavutada? Jah, on keegi kellelgi soovi siis vastata või? Jah, Marianne, ma näen. Ma kommenteeriksin võib-olla kõigepealt seda küsimust, et kas on piisavalt. Mina ütleks, et ei ole piisavalt, et võiks olla rohkem igal juhul. Kus see piisavalt on? Piisavalt on siis, kui on lahendatud need küsimused või teemad ja tegelikult see on ka see on tegelikult üsna hea küsimus kodanikuühiskonna ja vabaühenduste kohta üldiselt, et kui palju on piisav. Et kas võib öelda, et nüüd on see kriitiline arv neid organisatsioone loodud, et siis need enam ei ole vaja. Ja mõnes mõttes see vabaühenduste, kui võib öelda, turg reguleerib ennast. Ja vastavalt nendele vajadustele tekivad ka organisatsioonid. Nüüd ma ei oska kommenteerida väga hästi, et mis olid need ühendused, mis võisid näiteks Sergei teie puhul olla selle konverentsi jaoks sobivad, et siis nagu teised ei sobinud. Et jah. Kommenteerin natukene, kuna ma ise töötasin Ida-Virumaal päris kaua ja töötasin just regionaalses organisatsioonis, kes nagu töötas just Ida-Virumaa nimel või jaoks. Et ärme unustame sellest, et niikuinii, kui sa oled venekeelne organisatsioon, siis sul võtab niikuinii palju rohkem aega selleks, et kedagigi millestki teavitada. Et sa kogu aeg tegeled selle tõlkimisega ja või sa seletad asju palju rohkem ja palju kauem. Ja neid inimressursse on alati vähe, nii Eesti organisatsioonides kui ka vene organisatsioonides ja vene organisatsioonides see küsimus on veel teravam, sest sa pead palju rohkem tegema. Et kui me räägime sellest, et neid organisatsioone, kes paistaksid kuskil meedias välja, on vähe, võib-olla probleem on ka selles, et vähemalt mina ise näen, et hästi paljud inimesed ei otsi infot kas ajalehtedest või raadiost. Nad otsivad seda, ma ei tea, kas Facebookist või tuttavatest
ja organisatsioonina sa ise näed, et sul pole mõtet isegi üldse sinna panustada, et sa kirjutad kuhugi mingit artikli, sest keegi ei loe või sest näiteks olen organiseerinud päris palju koolitusi ja tagasiside on näidanud, et ajalehed üleüldse ei tööta. See ei ole see koht, kuhu panna mingid infod, et iseendast rääkida. Televisioon ja raadio võib-olla, et siin on hästi-hästi palju neid nüansse, mis täitsa nagu mõjutavad. Väike kommentaar Natalja poolt ka juurde ja siis liigume järgmise Mulle tundub, et meie arutelu on läinud turunduse teemadele, et kuidas vabaühendus võib ennast turundada. Iseenesest pole paha teema, aga me oleme rääkinud konfliktidest, et kui te lubate, siis ma räägiks sellest, et viimased uuringud näitavad, et mida rohkem inimene tunneb, et tal on probleeme, just majanduslikke probleeme homme, täna, seda vähem lõimunud ta on, seda rohkem ta on sellest ühiskonnast ja vaatamata sellele, mitte ainult see rahvus loeb, seda rohkem ta on üksinda iseenda probleemidega, seda vähem ta tunneb ka sidusust ühiskonnaga ja riigiga. Ja selle poolest, kui me küsime, kuidas vabakond võib konflikte vältida või siis lahendada, ennetada, siis ma ütleks ükskõik mis ühendus. Kas seal on venekeelsed inimesed, inglisekeelsed, eestikeelsed, kui ta töötab selle vaesuse võitlemise eest, kui ta võitleb vaesusega, siis ta aitab meid konflikte ära hoida. Ükskõik mis ühendus. Loeb tegevus, mitte see töökeel. Absoluutselt, et selles mõttes, et see, et me võime koos midagi teha, see on hästi tore ja nii edasi, kui me räägime konfliktidest, siis mis on asja juur? 2 asja juure, üksteisega on väga seotud. Üks on just vaesus üle maailma, see on põhiline probleem ja teine hariduse kättesaadavus. Hea haridus, kõrgemale minek, gümnaasium ja nii edasi, et see vabaühendus, ükskõik kes seal on, väga hea, kui nad töötavad koos ja seal on erinevate rahvuste esindajad, kuidas neid kätte saada, me oleme sellest juba rääkinud, aga ikkagi, kui selle vabakonna, selle ühenduse eesmärk on võidelda vaesusega ja teha hariduse kättesaadavaks, siis ta teeb seda tööd väga hästi. Ja kui me seda ei tee, aga ainult paneme need inimesed koos, kas laulma või tantsima, mis iseenesest on ka hea, see konflikti juurt või seda põhjust ei lahenda. Ehk siis me peame seda konflikti alguses enda jaoks selgeks tegema ja tegelikult tunnistama ja selle kallal tegutsema asuda. Aga mis puutub sellesse, palju neid vabaühendusi peaks olema, sest siis muidugi vastus on vist see, et kõik need ennetustööga tegelevad vabaühendused eksisteerivad selle nimel, et need kunagi oma tegevuse lõpetataks, kui kõik probleemid lahendatud saavad, aga paraku nad ei saa kunagi lahendatud. Jah, härra, palun, teil oli küsimus. Paavo Kangur, kirjanik. Et lükkaks natuke teema laiemaks, et mis seal Ukrainas juhtus, et seal läksid ka vabakonnad, tekkisid väga palju konflikte ja ilmselt tekkisid ka tõlkeraskused, eks ju, Ukrainas, et kas siis Ukraina ja vene keel on nii erinev, et nad ei suuda üksteisele ära tõlkida asju, et peab nagu, ütleme, kuskil Donetskis inimesi tapma? Ma ei usu, et see küsimus läheb meie teemaga niivõrd kokku ja mitte üksnes seepärast, et me ei räägi siin lingvistikast ega tõlketööst, vaid enne kõike seepärast, et me räägime sisekonfliktidest ja Ukraina puhul ilmselgelt ei ole tegemist üksnes sisekonfliktiga. Ta nagu algas sisekonfliktist ikkagi, et see sisekonflikt on kasvanud väga suureks, seda ei suudeta enam purki panna, eks ju, sellepärast ma küsin, et see on niisugune... Kui keegi oskab väga lühidalt vastata, sest tegelikult see ei lähe kokku eriti teemaga. Mul on see küsimus väga südamelähedane, mul on sugulased Ukrainas, sugulased Venemaal elavad. Ja ma ütleks seda jällegi see, mida ma ütlesin selle pronkssõduri kohta. Vabakond ei tööta seal. Kui see oleks, kui kodanikuühiskond, sidus ühiskond oleks toiminud praegu Ukrainas, siis see ei oleks juhtunud. See tõlkimine või milleks ma tahan midagi tõlkida, ma tahan suhelda
milleks ma tahan suhelda, ma tahan koostööd teha, ma tahan midagi saavutada ühiselt. Sellepärast meil on vaja neid kaasata, eks ju, siit ja sealt. Aga siis, kui igaüks enda eest ja nagu öeldakse vene keeles ja ukraina keeles, siis on väga hea pind selleks, et seda ära kasutada ja neid inimesed siis teha vaenlaseks. Marianne. Kusjuures suur tänu selle küsimuse eest, sest et kui me nagu võtame sellest nagu selle põhiküsimused, et ühelt poolt vabakond ei tööta, aga mis on vajalik selleks, et vabakond töötaks. Ja see nõuab mõnes mõttes teatud valmisolekut ühiskonnas üldiselt, sellist kodaniku valmisolekut ja kodaniku vastutust. Siis vabakond on võimeline enda peale võtma olulisi ülesandeid ja ma ei räägi praegu siin ainult Ukrainast, ma räägin ka Eestist, ma räägin Venemaast, ma räägin kõikidest riikidest, kus vabakonna organisatsioonid tekivad, töötavad. Et seal peab olema nii inimestes, kes on tavakodanikud, kui nendes inimestes, kes võtavad enda peale lisaülesande või lisavastutuse olla vabakonna liidrid, peab olema see ühelt poolt nagu väärtussüsteemi teatud tase, mis juhendab seda vabakonna tegevust. Teiselt poolt vastutus selle eest, mida nad teevad, et see viib teatud positiivsete eesmärkide poole, milles on huvitatud ühiskond tervikuna ja mitte mis ei vii teatud ühiskonna lõhestamisele või kellegi eraldamisele või eristamisele. Ja tegelikult see kehtib ka nagu Eesti, ka nagu meie sisekonfliktide kohta, et kas kodanike ühendus võtab enda peale seda rolli kasutada oma jõudu, oma kontakte ja inimesi selleks, et õhutada konflikti ja õhutada mingisugust vastandust või selleks, et seda ületada. Ja Natalja natuke kommenteeris seda tantsu ja laulu. Ma ei võtaks seda, ma olen absoluutselt nõus sellega, et ainult tantsides ja lauldes me kõiki maailma probleeme ei lahenda ja rahvusküsimusi me ei lahenda. Ma samas ei jätaks seda absoluutselt kõrvale, sest et ma olen paljudes aruteludes, ka fookusgruppides kuulnud inimestelt, et inimesed, kes on mingis valdkonnas professionaalid, kui nad tegutsevad mingis valdkonnas ja teevad asja, mida nad armastavad, siis rahvusküsimust enam ei ole. Kui esmatasandile tuleb ühishuvi, ühistegevus ja professionaalsus, rahvuskonflikte enam ei eksisteeri. Mõnes mõttes üks asi, mida meie vabakonna kas nüüd aktiivsete või passiivsete liikmetena, sest et iga Eesti elanik on mingil määral vabakonna liige, kas või potentsiaalselt, võtta enda peale selle eesmärgi, mis on meil need teised asjad, mis on olulisemad kui need, kes ei ole Eesti rahvas või kes on eestlane või kes on venelane või mis rahvusest sa inimene oled, et võtta neid esmakordselt päevakorda. Okei, teil oli midagi lisada? Jah, kippusin juba unistama siin vahepeal, et kõigepealt meenus mulle väga hea seik Natalja poolt öelduga, et jah, või ütlesid sina, et meil on hästi sina ütlesid, et meil on väga erinevad kultuuritaustad ja ma mäletan väga hästi seda aega, kui pronksiöö sündmused käisid, oli kuum 2007. aasta, sellele järgnevad sündmused ja kuud ja mina töötasin veel rahvastikuministri büroos, tegelesin kultuuriseltsidega, kus siis rahvustevaheline erinevus nagu eriti välja lõi, et ühel hetkel võis slaavi rahvusest kultuuriseltsi esindaja tulla mulle kommikarbiga külla. Ma pidin muidugi kõik tagasi lükkama, sest see ei ole riigiametnikule kohane, et ta vastu võtab kingitusi. Aga tuli kommikarbiga ja järgmine päev helistas mulle ja sõimas mu näo täis, et ma ei ole seda või toda asja teinud, et need emotsioonid käisid seinast seina. Ja eks sellega harjus lõpuks ära, kuni ka selleni välja, et helistati ja küsida, et kas Požav Fomačkina, sest kõik arvasid, et ma olen ju naine.
olid ajad, aga mida ma tegelikult sisuliselt öeldel tahan selle nalja kõrvale. Sa ütlesid seda, et põhimõtteliselt on nii keelega probleeme, et ei saanud aru, et sa mees oled, kui ka tõepoolest mingid vene hinge värke, et sulle tehakse kommi, kuigi tegelikult ei tohi vastu võtta. jah, nii, aga sisuliselt ma olen nõus sellega, et tugev ja suutlik vabakond või kodanikuühiskond on terve ühiskonna mõistes hästi oluline. Ja tõepoolest rahvustel ei ole tähtis, rahvusel ei ole tähtsust, kui inimesed teevad tööd hingega, tahavad ühiselt kas mingeid probleeme ennetada, lahendada või midagi korda saata. Ja nüüd ma jõuan sellise tugeva vabakonna mõisteni, et milline siis on hea ja tugev vabakond või siis vabaühendus, sõltumata sellest, kas ta tegutseb põhikeelena venekeelsena või eestikeelsena või hoopis segakeelena. Et minu meelest Eesti vabaühenduste üks selline arengu väljakutse on, et võime tegutseda, mingis mõttes ma panen sellise kujundi, tegutseda, kui me soovime ennetada, lahendada mingeid probleeme, siis tegutseda nagu klassikaline äriühing. Et meie jaoks on oluline see ressurss, mida me sinna sisse paneme ja me teame täpselt, et selle ressursi tulemusena me jõuame eesmärgini. Ehk siis me hindame oma mõju ja me oleme suutlikud ja valmis ületama ka neid takistusi, mis selle ränga töö ja väljakutsega kaasnevad. Ja kus siis minu meelest on ka veel teine koht, mis pigistab Eesti vabaühendusi olenemata sellest, kas nad on eesti, venekeelsed või mis rahvusest inimesed seal töötavad, on selline nagu, ma ei tea, eestlastel on seda nagu eriti palju alalhoidlikkust. Aga teisisõnu julgust võtta ette. Isegi siis, kui ma tean, et mul ei ole veel kõiki kompetentse või et ma võib-olla päris täpselt ei tea, kas ma sellega hakkama saan. Aga kui me ei julge ja kui me ei julge ka eksida, siis me ei jõuagi lahendusteni, siis me ilmselt nagu kerime mingis rattas, teeme mingeid asju, mida me igapäevaselt oleme teinud, aga paremate lahendusteni ei jõua. Ehk siis minu sõnum on see, et vabaühendused inimesed, kes ka veavad neid vabaühendusi, võiksid võtta rohkem riske. Täitsa teadlikult. Ja proovida katsetada rohkem, võtta rohkem kodaniku julgust riskida, et küllap siis nagu need efektiivsemad lahendused ka tulevad. Ma räägin kui praktik. Sellesse, millesse mina usun, kui ma neid meeletult suurte väljakutsetega protsesse vean, mida ma olen elus vedanud juba oma noore elu jooksul. Et kui mul poleks olnud seda natukene hulljulgust neid ette võtta, siis ma poleks ka nii palju targem, efektiivsem ja me poleks suutnud neid eesmärke saavutada, mida me organisatsioonina ja inimestena seadsime. Jah, kindlasti sa ei väsi ennast kiitmast, aga Mariannal oli siin vahepeal seda kodaniku julgust, et midagi lisada. Et midagi kommenteerida. Et nagu ka Keiti kuulates mul ühed poolt nagu meenus teema, kust me üldse alustasime, et kus on see koht, kus peab midagi ära tegema riik, kus on see koht, kus peab midagi ära tegema kodanikkond või vaba kodanikuühiskond. Ja siis üks vastus, milleni me jõudsime, et seda eristada ei saa, pigem vastus kokkuvõttes võib olla see, et see peab toimuma koostöös ja teatud osas riigi ülesanne võiks olla luua need tingimused, kus vabakond saab olla vaba ja tegutseda. Ja välja tulla ka oma nagu sellise julgusega riskida ja ühed poolt luua nagu see tugistruktuur, kas nüüd seadusandlikult, aga oluline ressurss lisaks kodaniku julgusele on samuti ka finantsressurss. Nii et riiklik rahastus ja riiklik tugi vabakonnale on kindlasti väga oluline. Siinjuures seda rääkides, mida ma tahaks nagu välja tuua, mis on ka väga tugev riskikoht, mida kahjuks ma olen sageli näinud ka nagu tänapäeva mõningates vabaühendustes on see, kus jäädakse selle riigi poolt pakutava rahastuse piiridesse, kus see rahastus, mida riik on võimeline eraldama teatud sektori või valdkonna toetuseks, jääbki selleks rahastuseks, millest püütakse need eesmärgid ära saavutada. Ja sellest selgelt ei ole piisav.
ei ole piisav sel lihtsalt põhjusel, et neid eesmärke on väga palju ja selle asemel, et kasutada seda riigipoolset rahastust trampliinina, et hüpata edasi ja rakendada ka ärilist mõtlemist, millest Keit on praegu just maininud, et jäädakse lihtsalt ellujäämise tasandile. Et siin olekski nagu hea mõnes mõttes võtta kas nüüd eeskuju, aga vaadata ka ringi, et ma kahjuks hetkel ei oska nimetada seda allikat, aga hiljuti sattus minu kätte statistika, kust rahastatakse kolmanda sektori tegevusi erinevates riikides. Ja hämmastavalt palju oli neid riike, kus riigipoolne rahastus oli 15% ringis. Ülejäänud oli liikmemaksudest, eratoetustest või siis sotsiaalsest ettevõtlusest tulnud rahastus, mis aitab nendel kodanikuühendustel neid oma eesmärke nagu saavutada. Et siis see võiks olla meile ka kui vabakonnale selliseks ja muidugi vabatahtlik tegevus. Inimesed, kes ajendatud oma idealismist ja soovist head ära teha, teevad väga suure ja tänuväärse töö ära. Mainiks ka ära näiteks seda, et Hooandja on väga hea kodanike initsiatiiv, mis aitab teisi kodanikuühendusi heale järjele saada ja mis nüüd sellest aastast käivitub ka venekeelsena. Et kui me nüüd räägime integratsioonist ja nagu erinevatest keeltest. Aga rääkides rahast, Ekaterina, kuidas sulle tundub, kuidas siis Eesti vabaühendustel loota rahaga ja rahastusega sõltuvalt nende, tegevuskeelest? Kas on erinevusi selles suhtes, kas venekeelsetel vabaühendustel on vähem võimalusi raha taotleda ja saada või vähem seda võimekust? Kui me räägime rahastamisest, siis jällegi küsimus on selles, kas sa oskad eesti keeles oma taotlust kirjutada või mitte. Minu arvamus on hästi lihtne, et mõningaid, ma ei tea, mingisuguseid neid piiranguid või rohkem võimalusi, alustan uuesti, mingisuguseid piiranguid just venekeelsetele vabaühendustele ei ole üldse olemas minu arvates. Ainuke asi, mis nagu takistab, on keel. Punkt. Rohkem ei takista midagi. Omalt poolt olen käinud erinevates fondides, MTÜ-dega, just venekeelsete MTÜ-dega ja me rääkisime fondidega, et vabaühendustel oli võimalus küsida kõiki neid võimalikke küsimusi, mis olid seotud rahastamisega ja igaüks fond rääkis sellest, et meie ootamegi neid venekeelseid vabaühendusi ja meil on hästi kurb vaadata ja tõdeda seda, et venekeelseid vabaühendusi, kes taotlevad, on vähe. Ja ainuke probleem on see, et nendel on ideed, nendel on tahe, aga nendel on hästi kindel veendumus, et keegi meid ei oota, keegi meid ei taha ja mida iganes me teeme, keegi ei võta meid vastu. Ja see on just see, millega, ma ei tea, kes, aga keegi peaks töötama. See vale veendumus, et meid ei oodata, meid oodatakse, aga kõik need mustrid on nii sügavalt meie sees, et nendega peaks töötama ja ma arvan, et igaüks peaks alustama iseendast, et mitte oodata, et kuskilt keegi tuleb ja motiveerib mind või ütleb mulle, et tee nii, tee naa või sul on see roll, mul on see roll, et meil inimesed ei ole harjunud sellega, et võtta seda julgust, jällegi julgusest, vastutust, et mina olen see, kes otsustab ja kes teeb ja kes muudab. Jah, kindlasti need mõttemallid ei käi üksnes vabaühenduste kohta, vaid üleüldse see, kuidas ühiskond aktsepteerib või ei aktsepteeri teatud rühmi. Aga Natalja? Teate, kui tohib, siis ma jälle tuleks tagasi meie teema juurde. Mulle tundub, et me räägime, kas kust raha saab, kuidas ennast turundada. Jälle väga tore, aga see mõte.
ma ei tea, kas siin viibijad, kas te teate, et Eesti riik, ainuke riik, kes rahastab kultuuriseltsid, vähemuste kultuuriseltsid, kohe riigieelarvest ja baasfinantseerimine. Tõstke kätt, kes selles ei ole kuulnud kunagi. Nii, üks riik ja teeb seda, kui me räägime jälle konfliktidest, siis vähemuste kultuuri toetamine on väga tähtis. Riik seda teeb. Mariannal on tõesti õigus, et mõnes hetkeks neid seltsid hakkavadki ootama seda nii-öelda, et millal siis antakse ja jäävad ka rahule selle väikse asjaga, mida nad saavad väikse rahaga või alati võiks ju rohkem olla, on ju. Aga ma tahaks tulla tagasi sellele, et vabakond ei ole ainult juriidiliselt vormistatud MTÜ. Vabakond ei ole ainult see või need, kes taotlevad raha. Ja kõhklemisest, vot siin ma Keidiga olen täitsa nõus, et kõhkleme. Teate, kui palju me oleme kõhklenud, kas me teeme või ei tee? Kas me kirjutame või me ei kirjuta? Me näeme, et siin toimub midagi, kulgem konflikt selle Krimmi sündmuste taustal peale referendumit. Kas me teeme seda memorandumit või me ei tee? Nädalaid me mõtlesime ja kõhklesime. Ja siis me otsustame, teeme ikka. Mis siis, et meid on vähe? Mis siis? Ja lõpuks see väike ring inimestest, 4 inimest koos, toetajad meil, 5 oli koos, vaata. Et toetus sai hästi palju ja need hääled jäid kõlama ja need hääled läksid eestlastele kõrva. Ma arvan, et see oli üks hea tegu, et väga hea, et me ikka ära tegime. Kuidas me kõhklesime, kas me teeme seda lava siin või me ei tee? Kellele seda vaja üldse on? Jällegi, lõimumisest, issand jumal, kõik räägivad. Ja siis me mõtlesime, et tegelikult meil on ainuke vastus, kellele seda vaja on, ja need olemegi meie. Me jälle teeme enda jaoks. Ja nüüd rahast. Me oleme alustanud, vaadake seda memorandumi tagant ei olnud ühtegi senti. Ja polnud vaja selleks mingit raha. Oot, Aleksandr, palju see petitsioon.ee registreerimine oli? 6 eurot, 3 eurot? Ühesõnaga, raha ei ole määrav. Ei ole määrav. Ja siin ka näiteks selle lava korraldamisega, neist, kes olid eelmistel diskussioonidel hommikul ka, et vaadake, kui palju rahvast oli, kui huvitav see arutelu on ja ma arvan, et õhtuks veel jääb. Ja kui me oleksime otsustanud, oi, me ei tee, meil ei olnud sentigi sel hetkel. Aga tõesti, kas keegi oskab veel välja tuua mingeid selliseid häid näiteid nendest algatustest, mis lepitavad, ütleme, ühiskonda või ühiskonda, mis koosneb kindlasti mitmetest, ma ei taha kasutada sõna kogukond, aga mitmetest rühmadest või? No mina saan välja tuua 2 näidet, üks, mis on toimunud ja kordub ja teine, mis hakkab toimuma täpselt 6 aja pärast. Et üks, mis on toimunud, on TEDx Lasnamäe, on konverents, mis on samuti, TEDx on oma loomu pärast mittetulunduslik üritus. Et keegi, kes seda teeb, ei või saada sellest mingisugust tulu. Ja tuli seltskond noori, mina liitusin ka selle meeskonnaga, kes otsustasid, et teeme TEDxi vene keeles ja paneme talle nimeks TEDx Lasnamäe just selleks, et jagada seda sõnumit, et Lasnamäe ei ole, Tallinnas Lasnamäe ei ole lihtsalt mingi koht, kus on kivijungel ja kus elavad inimesed, kes räägivad tundmatus keeles ja mõtlevad tundmatutest asjadest, keda ükski eestlane üldse ei kujuta ette, et mis elu nad seal elavad. Ja siis kutsusid kokku Eestis mingisuguses valdkonnas välja paistnud noori tegijaid, spetsialiste ja maja tuli rahvast täis. Ja oli hästi põnev üritus, mida sai ka internetis jälgida, millest nagu välja kasvab traditsioon. Noorteühenduste, nagu
hea näide sellest, kuidas inimesed tulevad kokku, kes säravad mingisugusest ideest, mis on nagu TEDx idee. Teine konverents, kus minu õnneks seal lööb kaasa seesama seltskond, kes on TEDx Lasnamäe korraldajate seltskond, on Kultuuriministeeriumi konverents, mille pealkirjaks on Kes on Eestimaa rahvas? Kus räägime, nii teadlased räägivad, kui noored ise näitavad, näitlevad ja räägivad sellest, kes nende arvates see Eestimaa rahvas on. See toimub Kumus 24. septembril ja kõik te olete sellele väga teretulnud kohale tulema ja osa saama. Et nüüd septembri alguses hakkab sellega ka registreerumine. Nii, et paar näidet. Keit, minu meelest näiteid on tegelikult palju, et kui ma mõtlen näiteks, ma olen hästi nõus Nataliaga selles osas, et ühiskonnas on teatud hulk probleeme, mille ennetamisel või lahendamisel me tegelikult hoiame ära selle, et me peame veel mitmekümnete probleemidega tegelema. Et kindlasti on üks hästi oluline küsimus ja teema, millega tuleb tegeleda, on haridus. Ja haridusest mul vabaühendustest tuleb kohe meelde Noored Kooli sihtasutus, kes väga innovaatilisel ja ka mõjusal viisil haridusküsimusega tegeleb. Samamoodi tuleb mul kohe meelde, ja need on kõik need vabaühendused, kes tegutsevad Telliskivis ja keda mõned vabaühendused jällegi kaugemal mujal Eestis nimetavad eliitvabaühendusteks, kas siis kadedusest või põhjusega, eks selle üle võib ka arutada, et võib-olla ongi Eestis tekkinud mingi hulk vabaühendusi, kes riisuvad koore ja teevadki asju mõjusalt ja hästi ja professionaalselt ja jätavad teiste jaoks vähe vaba ruumi, aga see on teise arutelu teema. Teine näide, mis mul pähe tuleb kohe, on puuetega inimeste tööturu võimaluste avardamine, et MTÜ Abikäsi sotsiaalse ettevõttena majandab ennast ise, teenib nii-öelda kasumit või tulu, mille ta suunab tagasi selleks, et veel rohkematele puuetega inimestele võimalust saada tööturupraktikat ja tööle saada, pakkuda. Ja toon ka siin kolmanda näite. Oma endise töökoha Terve Eesti sihtasutus, mis tegeles Eesti mõistes väga olulise ühiskondliku probleemiga, milleks on HIV epideemia, mis ülendab erinevaid rahvusi. Et see on probleem, mis saab alguse sõltumata rahvusest ja tekitab väga palju järgnevaid probleeme. Et Terve Eesti sihtasutus sotsiaalse ettevõttena, vabaühendusena samamoodi on üks väga hea näide, kuidas ka koostöös ärisektori ja riigiga efektiivselt või vähemalt mingigi mõjuga, mida me oleme suutnud mõõta, probleeme ennetada ja lahendada. Et neid näiteid on palju, aga ma ütlen, et kõigi nende näidete taga on sügav tahe aru saada, et mida me soovime teha, et selgelt eesmärgistatud eesmärgid, väga selgelt läbimõeldud mudel, kuidas seda mõju hinnata, et meil oleks võimalik ka tuua juurde sinna lisaressursse, kas ärisektorist või veenda riiki meid rohkem usaldada. Et kui seda ei ole ja meeletut julgust ja tahet ja neid inimesi, kes seal taga on, siis on väga raske midagi korda saata, et neid vabaühendusi tegelikult Eestis on ja mitte ainult Tallinnas, kindlasti. Jah, kindlasti jätkub neid, aga äkki on tahet siin laua ees veebijatele midagi küsida või kommenteerida, opereerida? Teie tahate? Ma tahaks rääkida, jah. Jah, palun. Jaanus Klaase. Ise vabaühenduse liige ei ole ega ei kavatsegi siin astuda. Paar märkust, mis mulle kohe meelde jäi, et ma arvan, et varsti on teie juttu kuulates tuleks ühiskonnas või meil on kõige suuremaks vaenlaseks meil või vastaseks konfliktiks vabaühendus ise on ju, sest te tahate olla juba nii võimsad, et kogu ühiskonna probleemid ära lahendada. Nii et ma pigem selles kahtleksin sügavalt on ju. Teiseks, tundub, et te teate kõiki asju, kuidas asja teha on ja samas ma arvan, et sealt tekib juba uus konflikt on ju, kuna te muutute nii suureks ja võimsaks on ju. Tahe on see. Teiseks, mis mulle meelde jäi, kuna teie jutt on nii pikk, on ilmselt olema juba ära unustanud seda pooled asjad, on ju, et vabaühenduses kaob rahvusküsimus üldse ära. No, ma arvan, et sellega tekib juba sellega, see on nagu, et ühiskond liigub lainetega. Turumajandus on, et algul on üks
probleem, siis tekitatakse teine probleem ja samamoodi te sulandate selle rahvuse ära seal, on ju. See tekitab jälle vastulöögi, on ju, sellest asjast, on ju. Nii et ma ei usu, et see niimoodi läheb, et see rahvusküsimus teie juures üldse ära kaob, on ju. Aga jah, aitäh. Aga rahvusküsimusest rääkides minu arust te saite natuke valesti aru, et point oli selles hoopiski, et kui tehakse head, siis rahvus ei ole määrav, aga kui keegi annab sulle tänaval näkku, siis sa kohe hakata sõimama kas vastavalt fašistiks või tiblaks, vastavalt maitsele ja arusaamadele heast ja kurjast. Aga samas huvitav, kuidas te saite aru tõesti, et me kõike teame, ega mitte? Ega mitte. Aga te ise ju ütlesite, et te olete pädevad, teil on täpselt eesmärgid, te teate, kuidas probleeme lahendada. No mis see on siis? See ongi see, et teie olete kõike teaded. No see tuleb välja, te võite mulle muidugi ütelda, et ma ei tea mitte midagi. Ma sain valesti aru, aga ma saingi just nii aru, nagu te rääkisite. Te ju ise natuke ennast tõstate, siis ma saan aru, et te tahate ennast kiita. See on ka positiivne, aga ei tasu selle asjaga üle pingutada ikkagi, et te olete üks väike vabaühendus. Vanasti nimetati neid asju ühistegevuseks, ühistegevusliidud ja kõik. Nemad lahetasid suhteliselt lokaalseid küsimusi, nad ei tahtnud võtta endale mingisuguseid maailma paranduslikke eesmärke, võib-olla ka siis neil ei olnud, mida ma ei usu. Nii et siin tasuks üldse madalat joont hoida ja mitte võtta nii suuri lahendusi, sest te ei suuda nende eest vastutada. Tegelikult vabaühendusel, mis see ongi siis? Tegelikult ei vastuta nende probleemide eest, võib-olla tekitab ise probleeme. Selge, et siis väga huvitav mõttekäigud. Ma intrigeerin natukene. Väga suur tänu teile intrigeerimast, aga meil on siin teisi osalejaid, et keegi tahaks oponeerida ka. Keit, sa tahaksid midagi öelda? Eks ma ka omalt poolt intrigeerin, et huvitav on alati, kui keegi avaldab seda tüüpi arvamust, et mis kogemus teil endal on, et alati on hea teada. Et mina armastan rääkida sõnapaariga või sõnaga me, et see ongi kõik meie ühine asi. Ja ühine asi on ka see, et meie ühiskond tervikuna toimiks, et meil oleks võimalikult vähe konflikte. Ja ühine asi on ka ilmselt see, et erinevad sektorid omavahel hästi või võimalikult tihedalt koostööd teeks ja ega siis maailma tarkus kuskilt otsa polegi saanud, et on lihtsalt inimesed võib-olla, kellel on rohkem kogemust, aga see ei tähenda, et nad oleks maailma targimad, nad teaks lahendusi. Ja ma usun, et ka meist laval keegi pole selline, kes ütleb, et ta teab tõde. Aga tore oleks lihtsalt teada, et kui te vabaühenduste võimekusse ei usu, et kes siis probleemid peaks lahendama? Et ma tahtsin ütelda, et tegelikult on konfliktid head. Ei ole halba konflikte olemas. Üks konflikt on halb, mis on surmav. Teised on kõik täitsa normaalsed asjad ja neid konflikte selles mõttes, nagu teie tahate neid juba eos lämmatada või elimineerida või lahendada, siis kus siis on areng? Areng on läbi teie. Ühiskond ei saagi normaalselt areneda teie loogika järgi, minu arust. Areneb läbi vastuolude, konfliktide, kaks asja. Teie tahate mõlemad need ära lahendada. Ära kõrvaldada ühiskonnad. Mis siis tuleb? No mida te pakute välja? Mina arvan, et see on üks väga halb asi. Suur tänu teile. Suur tänu. Tooge... Ei, ärme sinna. Jah, siin on järgmine kommentaar, küsimus. Palun. Jah, et kommenteeriks ja kohe nii-öelda vastuargumendina juurde, et jäägu iga ühele tema enda arvamus. Mõned on natuke pessimistlikumad, mõned veidikene optimistlikumad, aga lihtsalt kõigepealt teile kiituseks see, et teie entusiasm ja usk selles, et te suudate võib-olla midagi ära teha, on väga tervitatav. Nii et andke ainult tuld nii palju kui jaksate ja ärge kuulake, muidugi kuulama peab, aga ärge võtke südamesse kõike. Ja ma julgen sõna võtta sellepärast, et olen sündinud Ida-Virumaal, seal kasvanud, koolis käinud, nõukogude ajal koolis käinud kusjuures, kus sel ajal eestlased ei tulnud ennast veel peremeestena. Nii et töötanud olen väga erinevates kollektiivides ja väga palju ka venekeelses kollektiivis, ka praegult hetkel. Mul on väga palju olnud sõppur venelaste hulgas, ka väga lähedasi inimesi
ja ma sellepärast tunnen väga hästi vene inimese hinge ja nende tundeid, emotsioone ja kõik te, mis te olete täna rääkinud, on jumala õige. Aga kõige suurem häda minu meelest on sellest täna, et kõik hakkab pihta baasväärtustest ja identiteedist. Ja kõik, mis täna läbi jooksis, ajalugu, kultuur, kõik sümbolid. Rahvusidentiteet. Just nimelt, jah. Et kõik hakkab sellest pihta. Ja teiseks, mis täna on võimendunud, on just see, et millises kultuuriruumis ja eelkõige meediaruumis elavad meie erinevad kaaskodanikud. Ja just nimelt nende meediaruumide ja praegu hetkelust eelkõige Vene propaganda ruum ongi see, mis kujundab väga palju vene rahvusest või teise keelega rahvusest inimeste hinnanguid, mis on väga kahju. Et see on minu meelest kõige peamine probleem, kuidas sellest üle saada. Aitäh teile väga hea kommentaari eest. Me teeme siin natuke vabakonna propagandat ja palun, Marianne. Mulle väga tänan seda kommentaari eriti nagu selle mõiste sisse toomises nagu peremehelikkus ja peremehelik suhtumine. Ja mõnes mõttes väga paljud probleemid ka ühiskonnas võivad laheneda siis, kui inimesed hakkavad selles kohas nii suure või väiksena, kuidas nad seda oma kohta tunnevad, kas nüüd piiratud oma taluna, oma linnana või nagu terve riigina tundma ennast siin peremeestena. Ehk siis mitte selles mõttes, et see on minu oma ja käitun nii, nagu süda ihkab, vaid selles mõttes, et ma käitun sellega peremehelikult, et vastutan selle eest, mida toovad kaasa minu teod. Ja minu meelest vabakonnal on kas nüüd läbi Teeme ära või läbi teiste initsiatiivide väga suur võimalus suuremal või väiksemal määral propageerida seda samust peremehelikku suhtumist, kas nüüd selle keskkonna või siis ka need ümbruskonna, ka inimümbruskonna, et kas need teised inimesed, kes on koduta, kes on hariduseta või on elu hammasrataste vahele jäänud, kas nad on osa sellest perest ka, mille peremees ma olen. Kas ma tunnen, et need liigimesed on osa sellest, kellele ka laieneb minu vastutus, et kelle heaks ma olen nõus pühendama kas paar sekundit, kui palju mul võtab näiteks hooandjas mingi toetuse andmine, paar tundi, kui palju võtab mul näiteks mingi vabatahtliku töö ära tegemine või paar aastat, kui palju võtab mingisuguses kodanikuühenduses mingi projekti käivitamine või selle projekti nagu ülalhoidmine. Kuidas teie arvates tegelikult see konflikti määramine käib, et nüüd me saame aru, et tegemist on võimaliku konfliktiga ja me peaks midagi selle lahendamiseks ära tegema? Mul on selline küsimus teile, ma ühe ametnikuga, see on küsimus, mis vastab sellele küsimusele, et ühe ametnikuga vesteldes me rääkisime Eestist ja siis kontseptsioonidest ja nii edasi ja ma esitasin talle küsimusi, et kas venelased on Eestis peremehed või kas venelased on Eestis ka peremehed? Vot eestlast, kes meil näiteks eestlastel on, kui ma esitan seda küsimust teile, et kes teist arvavad, et venelased on siin ka peremehed? No, kus see siin on? Siin Eestis. Siin laual olen mina peremees näiteks. Aga Eestis üldiselt, et kas venelased Eestis on ka peremehed? Kes arvab, et nii on? Et siin... Nii, vot siin lähebki käiku see mõnes mõttes ka nagu selline mentaliteet, et siis kui me suudame ületada seda sammu, mis mõnes mõttes tuleneb ka ajaloost, ka sellest loost, mis teie rääkisite, et millal eestlased olid Eestis peremehed või siis millal nad ei tundnud ennast peremeestena. Aga siis, kui see, et eestlased on siin maal peremehed, sõltumata sellest, kas peremeeste hulka lubatakse ka teisi inimesi ja rahvaid. Et siis, kui nagu selleni oleme nagu suutnud jõuda, et siis... No, mõnes mõttes küll. Et ja... No. Ja, aga tõepoolest, kas see kodakondsus ongi mingi selline lakmuspaber, mis on nii oluline antud kontekstis või? No, praegu vist ärme sellest kodakondsusest veel räägi, sest mulle tundub, et siit
väga täpselt küsimused ja me ei vasta nendele. Et mina, kuidas teie nimi on, vabandust? Jaanus Klaase. Jaanus Klaase. Et mul on teile selline vastus. Et noh, hoidke siin madalamat profiili ja ärge ennast kiitke väga, eks ju, noh, näidake. Aga kiitke. Just. Teate, see Teeme ära projekt, ma ei tea, kas te olete selles osalenud? Ei ole. Jah, seda arvata. Et muide, hästi paljud otsustasid, et nad ei tee koos sellepärast, et no milleks, no teised rüüstavad, eks ju, ja viskavad seda paberit. Aga ma teen seda niigi koristan. Nagu niigi koristan, ma teen seda ka ilma selle Teeme ärata. Absoluutselt, aga meil on metsad. Jah, absoluutselt, nii nad mõtlesid, nii nagu teie mõtlesite. Aga kas ma võin, et me teeme, niikuinii koristame ja niikuinii teeme ja me ei hakka teiste eest koristama. Ja meie metsad peale seda kampaaniat Teeme ära oli 70% puhtamad. Ja kui nad oleks hoidnud oma madalamat profiili ja mõtleks, et on küll koristusfirmad, et ärgu siis teised kodanikud pange seda prügi sinna metsa ja nii edasi. Et see on konkreetne vastus, et seda on vaja. Just, kus juures? Just, väga hea, väga hea. Teile ei ole vaja, aga see ei tähenda, et teistel ei oleks seda vaja, nii et äkki mõnigi on metsa läinud esimest korda, seepärast, et Teeme ära juhtuski. Aga mul on ettepanek, teeme koos. Et ärme hakka kellelegi tõestama, et kes paremini metsa koristab, kas teeme ära või ilma. Ma ütlengi, et see oligi hea projekt nende jaoks, kes muidu ei korista. Absoluutselt. See oligi hea nende jaoks ja siis ma sain teada, kes muidu ei tee neid asju. Aga ma paluks korraks vaikust, sest mulle tundub, et see teema on niivõrd metsa liikunud juba, et tegelikult me ei räägi asjast, mis me pealkirjana oleme valinud. Aga Natalja, vasta palun ja lõpetada. Vastus siis teisele küsimusele selle info välja kohta, et kuidas kodaniku ühiskond või vabakond võib siin aidata. Et nimelt MTÜ Etnoveb, kes on loonud aastal 2010 platvormi ja see on kodaniku ajakirjanduse platvorm. Kodanike ajakirjandus, see tähendab, et ta ei ole professionaalne, ta kirjutab sellest, mida ta